Kuni 60. aastateni enne keelekümblusprogrammide rakendamist arvati, et kakskeelsus kahjustab lapse arengut. Et kakskeelsete laste areng ei kahekordistu kahe keele oskuse tõttu ning et tulemuseks on poolkeelsus. See oli tingitud tolleaegsest arusaamast, et kakskeelsed salvestavad informatsiooni esimeses ja teises keeles aju erinevatesse piirkondadesse, mille vahel ei toimu informatsiooni ülekannet. Sellist seisukohta toetasid mitmed varasemad kakskeelsete ükskeelsete laste intelligentsust ja õpitulemusi võrdlevad uuringud, mis näitasid kakskeelsete laste mahajäämust võrreldes ükskeelsetega. 60. alguseks jõuti arusaamiseni, et madalate õpitulemuste põhjuseks ei ole kakskeelsus ega teises keeles õppimine, vaid diskrimineerivad suhted ühiskonnas on need, mis kahjustavad immigrantide õpitulemusi koolis. Leiti, et kakskeelsuse testide tulemusest sõltuvad õpilaste sotsiaalsest taustast. Wallace Lambert, kes oli Kanadas esimese keelekümblusprogrammi rajaja, töötas nende uurimuste põhjal välja oma subtraktiivse ja additiivse keeleõppesituatsiooni mudeli, kus ta väidab, et kui lapse emakeelde suhtutakse negatiivselt ning kui laps häbeneb seda kõnelda, siis võib see viia subtraktiivse kakskeelsuseni, kus emakeel tõrjutakse välja, kuid laps ei omanda ka sihtkeelt. Uue suuna kakskeelsuse mõistmisesse tõi Jim Cummins oma teooriaga esimese ja teise keele vastastikusest sõltuvusest. Selles teoorias ta rõhutas, et esimene ja teine keel ei funktsioneeri eraldi, vaid ühtse talitlussüsteemi kaudu. Mõtlemine esimeses ja teises keeles toimub aju ühisosas, mitte eraldi. Seega siis kantakse ühes keeles omandatud teadmised teise keelde üle ning teadmisi võib omandada nii esimeses kui ka teises keeles. Tuves Kutnap-Kangas tõi aga esile fakti, et kuigi Soome immigrantid Rootsis kõnelesid sageli vabalt nii soome kui ka rootsi keelt ja nende õpitulemused siiski mõlemas keeles madalamaks. Jim Cummins seletas taolist nähtust seekord mitte enam diskrimineerivate suhetega ühiskonnas, vaid kõne- ja mõtlemiskeele arengu erinevustega. Cummins selgitab, et keeleõppijad võivad välja arendada 2 erinevat tüüpi keelepädevust. Üheks nendest on suhtluskeel ja teiseks on akadeemiline keel ehk mõtlemiskeel. Kui suhtluskeeles võib saavutada kõneladususe 2–3 aastaga, siis mõtlemiskeeles võtab emakeele kõnelejatega sama taseme saavutamine 5–7 aastat aega. Põhjuseks on see, et kõneladususe puhul on meil tegemist kognitiivselt vähenõudliku suhtlusega, kus keel on tugevalt kontekstiga seotud. Ning mõtlemiskeele puhul kognitiivselt nõudliku suhtlusega, kus keel on nõrgalt kontekstiga seotud. Selleks, et jõuda akadeemilise keelepädevuseni, tuleb Cumminsi järgi alustada kontekstiga tugevalt seotud ja kognitiivselt vähenõudlikust keelekasutusest ning liikuda kontekstiga vähem seotud ja kognitiivselt nõudlikuma keelekasutuse suunas. Bernard Spolsky järgi sõltuvad keeleõppe tulemused sellest, kes õpib, mis keelt, kui palju ja missugustel tingimustel. Seega mõjutab keeleõppe tulemusi esiteks see, kas keeleõppija on enamuskeele või vähemuskeele kõneleja. Teiseks mõjutab keeleõppe tulemusi see, kas enamuskeelne laps õpib vähemuskeelt või vähemuskeelne laps enamuskeelt. Uurimistulemused näitasid, et õpitulemused kippusid madalamaks jääma just vähemuskeelt kõnelevatel immigrantidel ja mitte nõndanimetatud eliitkakskeelsetel, kes teises keeles õppisid. Kolmandaks sõltuvad keeleõppe tulemused sellest, kui palju seda keelt õpetatakse. Millal algab sihtkeele õpetus, kas meil on tegemist varase keeleõppeprogrammiga või algab see hilisemas eas ning kui suur osa on selles keeles õpetatavatel ainetel õppekavas. Keeleõppe tingimustes rõhutab Spolsky 3 aspekti: keelekeskkonda, keelekasutust ja motivatsiooni. Esimene tingimus on õpilase ümbritsemine rikkaliku keelekeskkonnaga, kus rõhuasetus on sisendi arusaadavusel. Teiseks tingimuseks on keelekasutus ehk suhtlemine sihtkeeles. Kolmandaks tingimuseks on soov sihtkeelt kuulata ja kasutada, suhelda ja samastuda sihtkeele kõnelejatega. Keeleõppe tingimusi aitavad lahti mõtestada Stephen Krasheni hüpoteesid. Esimeseks hüpoteesiks on keele omandamise ja õppimise hüpotees, mille järgi on teise keele omandamisel loomulikes situatsioonides ja selle õppimisel formaalsetes situatsioonides suur vahe.
Keele õppimine toimub formaalsetes situatsioonides, näiteks traditsioonilises võõrkeeleõppe tunnis, kus keel on eesmärk, mitte vahend. Keele omandamine on aga alateadlik protsess, mis on inimestevahelise mitteformaalse ja loomuliku suhtluse tulemus, kus keel on vahend, mitte eesmärk. Steven Krashen rõhutab, et lapsed omandavad keele loomulikus keelekeskkonnas suheldes tunduvalt kergema vaevaga kui seda sama keelt võõrkeeletunnis õppides. Seetõttu soovitab ta muuta teise keele õpetamise klassiruumis sarnaseks teise keele omandamisele loomulikus keskkonnas, kus inimesed kasutavad keelt mõnes mõttekas tegevuses, neid huvitaval eesmärgil, mitte elutu tegevusena sõnavara ja grammatikareegleid tuupides. Teiseks hüpoteesiks on sisendi arusaadavuse hüpotees, mille järgi saab keele areng toimuda ainult siis, kui sisendi arusaadavus on tagatud. Seega ei saa inimene keelt arendada üksnes raadiot kuulates, vaid sisendi arusaadavust peab toetama verbaalne või mitteverbaalne kontekst. Kui laps õpib keeles, millest ta saab halvasti aru, siis ta väsib kiiremini, ei tööta kaasa, kaotab teadmisi, ei julge ennast väljendada, sest kardab teha vigu ning tal kujuneb madal enesehinnang ja ta võib muutuda lõpuks opositsiooniliseks. See viibki meid Krasheni järgmise hüpoteesini, milleks on afektiivse filtri ehk tunnete filtri hüpotees. Afektiivne filter koosneb meie positiivsetest ja negatiivsetest emotsioonidest. Meie hirmud ja kartused, samuti ka meie enesega rahulolu mõjutab nii keeleõppe tulemusi kui ka keeleõppe kiirust. Krasheni järgi mõjutab keeleõppe keskkond ka keeleõppe tulemusi. Kui keeleõppijad on rahulikud ja enesekindlad, omandavad nad ka keele kiiremini ja paremini. Seega mõjutab keeleõppe tulemusi terve rida tegureid, millele tuleb keeleõppeprogramme kavandades tähelepanu pöörata.